kohta, millele siis see konkreetne toode või protsess vastab. Teine küsimus on see, et nende juttu nendest standarditest riigihangetes kasutamise kohta, et 22 700 millega vist standardit. Aga kui palju nendest on eestikeelsetena olemas? Eestikeelsetena on nendest olemas umbes 5%. 5% ja Riigihangete Ameti koduleheküljel on olemas minu meelest vastus korduvale küsimusele, et kas standardile viidatakse Riigihangete Ameti dokumendist peab olema eestikeelsena kättesaadav. Peale mõnelauselist arutelu on vastus siiski selline, et jah, peab olema eestikeelsena kättesaadav. Riigihangete Ameti poolt selline vastus. Seda ma ei oska isegi kommenteerida, mis Riigihangete Amet on vastanud. Ma tean seda, mida ütleb seadus, mis Eestis standardimise põhialuseid kehtestab, selle nimi on tehnilise normi ja standardi seadus. Ütleb seda, et eesti keeles peab olema standard, millele viidatakse õigusaktis otseselt. Riigihanke dokument ei ole õigusaktis otsene viide, ehk siis selle koha pealt nagu ütleme, selline regulatsioon puudub. Et kuidas nüüd Riigihangete Amet seda tõlgendanud on, seda mul nagu natuke raske kommenteerida, aga... Hanke dokument iseenesest peab olema vähemalt eesti keelde, siis just nüüd Riigihangete Amet tõlgendabki seda, et siis ka sellele viidatud standard peab olema kättesaadav eesti keeles. Okei, see teeb muidugi asjad märkisväärselt keerulisemaks, sest näiteks kui ma nüüd väga ei eksi, siis mitte ükski nendest standarditest, mille numbrid ma seal seina peal näitasin, ei ole eesti keeles avaldatud. Jaa, nad on olemas inglise keeles kõik eranditult ja väga spetsiifilise soovi korral on teoreetiliselt võimalik saada ka saksa või prantsuse keelne versioon neist. Mõistlik oleks siis eeldada, et mitte viidata hanke dokumentides standarditele, mis on kättesaadav näiteks ainult soome või rootsi või taani keeles. Sellist, kui te viitate Eesti standardile, siis sellist juhust ei juhtu. Aga sageli viidatakse SFS standardile. Okei, see on... Just, et no vot jah, et kui nüüd viidatakse SFS-ile ja TIN-ile, siis see läheb nagu juba suhteliselt, ütleme, et ma nüüd ei mäleta seda riigihangete seaduse, seda paragrahvi sõnastust peast, mis selle standarditel viitamisest räägib, aga minu loogika, minu mälu järgi oli see loogika selline, et lähtuvalt võib Euroopa standarditest eelkõige. Et Euroopa standardid on muidugi ka SFS standardid, aga mis iganes Euroopa standard, mis on SFS standard, on täpselt samasugusel kujul olemas ka Eesti standardina. Nii et see, kui viidatakse SFS-ile ja TIN-ile, läheb nagu juba kuidagi, ma kardan sellisest äärmustesse natuke juba, mida võib-olla ei olegi nii väga otseselt ette nähtud. Ja ütleme, et mul on kohati nagu sellist praktikat isegi juba väga raske kommenteerida, et ma tean küll jah, et valdkondades, kus näiteks ei ole Euroopa standardit olemas, aga on Soome standard või näiteks Saksa standard, TIN standard olemas, siis et üldse oleks millelegi viidata, siis on kasutatud neid praktikas. Midagi veel? Okei, kui rohkem küsimusi vist ei ole, et siis aitäh kuulamast ja